Tere tulemast taas inimõiguste saatesse. Stuudios on siis Elver Loho Eesti internetikogukonnast ja mina olen Kari Käsper Eesti Inimõiguste Keskusest. Ja täna meil on siis järjekorras 5. saade ja räägime sellisest intrigeerivast teemast, nagu seda on rassism ja kõik sellega seonduvad ilmingud. Esmalt võib-olla räägiks natukene sellest, mis asi üldse on rassism. Kas, Elver, sina oskad defineerida rassismi? Rassism defineerida on raske. Ja mõnes mõttes, kui mõelda rassismi peale, siis kes on ajalooga rohkem tuttav, et tuleb silme, et mustanahaliste ahistamine USA-s, kus oli see Ku Klux Klan ja orjapõli ja nii edasi. Ja sellist nähtust ometigi Eestis ei ole. Aga mis ma olen tähele pannud, et kuigi meie otsest vägivalda ja otsest tõrjumist nagu ei pruugi väga nähtavalt olla, mis tõttu ma pikalt arvasin, et Eestis ei ole see probleemiks. Mul oli huvitav kogemus sel teemal. Ma käisin ühes koolis rääkimas seoses internetikogukonna asjadega, et mida me teeme üldse ja miks peaks noored inimesed huvi tundma, asja vastu kaasa lööma. Ja sai räägitud ka sellisest, tuli teemaks, ma mäletan mis põhjusel täpselt, aga tuli rassism teemaks ja põhjendasin seal, et inimest nahavärvi järgi kritiseerida on sama mõistlik kui juuksevärvi järgi kritiseerida, see ka varieerub päris kõvasti. Ma kasutasin seda sõna neeger seal ja ma ei pannudki tähele, et klassis on üks mustanahaline õpilane. Mul oli väga piinlik oli pärast, et ma sellist sõna kasutasin, ma ei teadnud, kuidas tema võib reageerida selle peale. Et paljude mustanahaliste jaoks see on negatiivne sõna ja ma kindlasti tahtnud teile solvata sellega. Ma võtsin ühe naisõpetaja, kes oli seal klassis, võtsin pärast ukse taga kõrvale, et jube piinlik niimoodi, et ma ei mõelnud midagi halvasti, ma loodan, et sellest mingit jama ei tule. Ja siis tema rahustas mind öeldes, et ära muretse, et tal ongi selline neegri arusaam asjadest, ega ta väga hästi aru ei saa. Selle peale mul ei suu lahti, et ma ei saa aru, et mis mõttes neegri arusaam asjadest, et ju siis Eestis tegelikult see rassism on teemaks. See hiljutine kommentaar ka, et kui on must näite ust, hiljem on ta sinna seletanud juurde, et ta mõtles hoopis midagi muud. Aga see hoiak, see on nagu, see võib öelda nagu samamoodi, et kui on Ivanov näita ust, Kus see hoiak tuleb või kus see asi üldse alguse sai? Rassism tegelikult on väga vana nähtus, tuleb välja. Et rassism sai alguse siis, kui juhtuski see, et põhiliselt siis valged inimesed asusid üle maailma liikuma, koloniseerima, laiendama oma valdusi ja siis avastasid nende uutest valdustest mingisugused võõramaalased, kes justkui olid nagu teistmoodi ja teistsugused ja siis kuidagi pidi selgitama enda jaoks seda, et miks meie oleme paremad ja miks meil on õigus nendele maadele ja nendele maavaradele ja väärtustele, mis nendest maadest tulevad ja nendel ei ole. Ja siis oligi selline lihtne põhjendus, et nad ei olegi nagu meie, vaid nad on mingisugused teistsugused, ei kuulu nagu selle õige
soo või õigete inimeste hulka. Ja väga pikalt siis levis selline täiesti tavaline teadmine, samasugune teadmine nagu, et ütleme päeval on valge ja öösel on pime, et samasugune teadmine oli ka see, et ütleme, et ongi olemas siis selline kõrgem rass või sellised siis nagu normaalsed inimesed, valged inimesed ja siis on mingisugused muud, eks ole, keda võib orjastada, kellega võib igasuguseid kurjusi korda saata, et see ei ole kindlasti, siis ei ole sellest ei ole erilist probleemi. Ja vahepeal hakkas sellele tekkima ka siis selline teaduslik külg juurde, et siin 19. sajandil. Aga juriidilise poole pealt mul tuleb meelde üks väga elegantne kohtuasi. USA-s see põhiseadus, see räägib sellest, et ideaalis peaks olema inimeste suveräänne õigus ise otsustada, et kes nende üle valitseb. Ja kui selle argumendiga mindi USA ülemkohtusse, läksid kohalikud need pärismaalased, indiaanlased läksid sinna, siis ülemkohus otsustas, kui ma nüüd õigesti mäletan, et kui mingisugune rahvus ei ole võimeline enda asju korraldama ise, et siis võivad nii-öelda vallutajad seda ise korraldada. Ja, eks ta ole selline kolonialistlik mõtteviis, mis on levinud, ütleme, ajaloos väga laialdaselt levinud. Aga siis tekkisid sellised teaduslikud või tänapäeval me mõistame neid pseudoteaduslike teooriatena, et olid igasugused rassiteooriad seal, ütleme, 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses. Eelkõige siis võttis selle omaks siis natsi Saksamaa ja äärmus parempoolsed jõud. Ka tänapäeval, eks ole, igasugused neonatsid kasutavad täpselt sedasama, ütleme, neid samu iganenud rassiteooriaid, mis siis justkui peaksid tõestama, et rassid peavad olema puhtad ja et igasugune rasside segunemine on halb ja et on olemas kõrgemad rassid ja madalamad rassid. Ja sellised teooriad siis, tänapäeval me teame seda, et sellistel teooriatel ei ole mitte mingisugust alust. Et on vahepeal leiutatud ju sellised hästi huvitavad võimalused, kuidas uurida inimeste DNA-d ja geene ja nii edasi. Ja tuleb siis välja seda, et ütleme bioloogilises mõttes sellist asja nagu rass olemas üldse ei ole. Et rassiks nimetatakse hetkel siis sellist erinevate väliste tunnuste või erinevate tunnuste kogumit ja väga huvitaval kombel tuli siis välja see, et kui analüüsiti siis erinevast nimetatud rassist inimeste DNA-d, siis tuli välja see, et selle rassi sees on geneetiline variatsioon tunduvalt suurem kui rasside vahel. Nii et see on äärmiselt ebatäpne viis ka, kuidas bioloogiliselt nagu inimesi mingisugustesse klassifikatsioonidesse jagada ja minule tundub vähemalt see, et Eestis see teadmine on tulemata jäänud või ei ole kuhugi kohale jõudnud, et ma ei tea, kas sa mäletad, kui kunagi oli Ringvaate saates või kuskil saates oli siis Karmen Leikneri väike tütar, kes siis esines sellise mõnusa arusaamaga ja rassilise arusaamaga, mis tema jaoks maailmas siis, milline maailm oli, et on olemas siis ja pilusilmad ja kes seal olid kõik, eks ole, kelle suhtes ta võib-olla ei mõelnud kuidagi halba, aga tema jaoks oli nagu loogiline inimeste klassifitseerimise viis. Et tänapäeval on see siis ainult selline sotsioloogiline või nagu inimeste enda konstruktsioon, et rass on selline sotsioloogiline konstruktsioon, et rassism on olemas sellepärast, et on olemas see sotsioloogiline rassi konstruktsioon, mille inimesed on ise loonud. See on nagu, kuidas stereotüüpne mees jagab naisi, et on blondid, brünetid ja punapead. Aga võitlev rassist ilmselt vaidleks selle vastu kahe argumendiga. Üks on see, et rassiga käib kaasas kultuur, millega tuleb kaasa mingisugused muud omadused, mida tõenäoliselt mõtles ka Martin Helme, kui ta rääkis, et kui on must, näita ust. Ja teine pool on see, et on uuringuid, mis võtavad riigipõhiselt keskmise IQ näiteks ja seal riigis tihtipeale on see rahvus ja rass on mõnes mõttes tihtipeale on ühtne küllaltki. No esimese poole pealt on siis see, et see tegelikult on siis, ütleme, see kultuurile rõhumine. See on selline, ütleme, seda võib nimetada selliseks neorassismiks, et kui keegi ei taha nagu rääkida
otseselt nagu rassile viidates või nahavärvile viidates, siis hakatakse rääkima kultuurilistest, usulistest erinevustest, sellest, kuidas keegi on, ütleme, oma kultuuri jaoks vales kohas või midagi sellist. Et see on lihtsalt selline, ütleme, selline peenetundelisem uuem rassismi käsitlus ilma siis niivõrd, ütleme, tugevalt selle esile toomata. Ja siis selle teise punkti kohta, ütleme, uuringuid võib igasuguseid teha ja see IQ uuringud on eriti kummalised või selles mõttes, et probleemsed seetõttu, et mida küsitakse või mida see väga palju sõltub selle uurija enda taustast ja sellest, milliseid küsimusi ta selle IQ testi osas küsib, et kuidas sa saad nagu hoopis, ütleme, teises kontekstis inimesed, kes on saanud teistsugust haridust, võib-olla hoopis ka vähem haridust või ka on elanud nagu hoopis teises kontekstis ja sa küsid nendelt kõigilt samu küsimusi. Et samamoodi, et kui nagu kui ka eestlane näiteks täidab inglisekeelset IQ testi, mida ta ei ole, mis ei ole tema emakeel, siis tõenäoliselt need tulemused tulevad nagu teistsugused, kui tulevad, eks ole, inglasel või sellel inimesel, kes inglise keelt räägib nagu ja siis me ei saa sellelt tegelikult järeldada, et eestlased on justkui väiksema võimekusega või intelligentsiga, et kõik sellised intelligentsi mõõtmise testid on oma olemuselt juba suhteliselt kahtlased, ma ütleks selle kohta niimoodi. See mida tegelikult IQ test mõõdab, see on selline pattern recognition või musti äratundmise võimalus tihtipeale. Ja see on oskus, mis areneb, kui sa kasvad lääne ühiskonnas, kus sul on väga palju selliseid kunstlikke asju. See ei ole oskus üldsegi, mis kasvaks sellises kohas, kus sa oled looduse keskel. Ja sealt on täiesti arusaadav, et kus need tulevad need erinevused. Just. Ja siis, sellepärast siin ongi see, ütleme, et kuigi meie see rassi kontseptsioon on just nagu ära kadunud või seda on hägustunud, seda kasutatakse praegu ainult tõesti selliste sotsioloogiliste uuringute jaoks, kus siis tõesti tahetakse mingisuguseid, ka inimesed juba ennast ise identifitseerivad mingisuguse rassiga, kuigi, ütleme, bioloogilises mõttes seda rassi eksisteeri ja sellest tulenebki siis see rassism. Et kui nüüd vaadata, siis minu arusaama kohaselt, nii palju kui mina seda uurinud olen, siis rassismi jaoks on vaja nagu 3 komponenti. Esimene komponent on alati see, et on siis mingisugune meie-nemad selline, ütleme, paradigma või mingi meie-nemad liigitamine. Et alati, kui me räägime rassismist, siis on alati mingisugune grupp, kes on meie ja mingisugune grupp, kes on võõrad, kelle suhtes siis kasutatakse sõnu külalised või immigrandid või kuidagi nagu väljendatakse nende suhtes sellist seisukohta, et nemad ei peaks nagu meie hulka kuuluma, nendel ei ole kas siin maa, selles kohas ei ole nende koht või meie kultuuri hulgas ei ole nende koht, et see on nagu see esimene komponent, et on see selline meie-nemad jagunemine. Ilma selleta ei oleks rassismi, et kui meil nagu ei oleks võimalik inimesi kuidagi nagu gruppi, ükskõik mis tunnusasul neid gruppi jagada, siis ei oleks nagu probleemi. Teine komponent seal on siis see, et sellele grupile või siis nendele inimestele, kes justkui sellesse gruppi kuuluvad, mõeldakse välja mingisugused sellised tunnused, mis siis kehtivad justkui neile kõigile kindlasti samamoodi, nagu näiteks, et kõik mustanahalised on, eks ole, hästi vähe töökad või laisad, eks ole, või kõik juudid on hästi head, eks ole, rahaga ja ahned, eks ole, et on sellised nagu sellised stereotüübid või eelarvamused, mida siis süvendatakse et kuna sa sellesse gruppi kuulud, siis järelikult sa oled et enam ei ole olemas seda indiviidi, vaid on olemas lihtsalt üks seesama must, kellele tuleb siis näidata ust, et ei ole olemas Aafrikast põgenenud, tagakiusamise eest põgenenud mingisugust inimest, üksikindiviidi, vaid on olemas mingisugune mass, mingisuguseid mustanahalisi, kelle suhtes kehtivad, kõigi suhtes kehtivad mingisugused sellised halvad, ütleme, iseloomujooned või omadused.
kuivõrd rassism on selline valge mehe koorem nii-öelda, kui räägiks rassismist, mõeldakse tihtipeale üsna eksklusiivselt seda, et see, kes rassismiga tegeleb, see on mingisugune valge mees, kes vihkab mustanahalisi, pruuninahalisi või siis juute või keda iganes. Tegelikult see, kui tulevad ka immigrandid Euroopas, siis tihtipeale nad on üsna vaenulikult meelestatud kohalike suhtes. Kas nemad tegelevad ka siis rassismi viljelemisega nii-öelda? Ja muidugi rassism on, see ei ole niimoodi, et ainult valged inimesed võivad olla rassistid. Ajalooliselt on lihtsalt see olukord selline olnud, et kuna ajalooliselt olid valged inimesed sellisel positsioonil, et nad võisid nagu, neil oli võimalik koloniseerida ja ütleme siis teisi rahvaid ja riike enda alla allutada oma reeglite ja oma nagu valitsemise alla, et siis see ajalooliselt on olnud nagu valgete inimeste pärusmaa, aga seda sama nagu rassismi on ka muidugi teistpidi ja teistes kohtades, et see lihtsalt meie lääne ühiskonnas on nagu see olnud see põhiline siin Euroopas on, kus on põhiliselt valged inimesed või põhiliselt siis sellised ühe taustaga, et siis on see probleem olnud pigem sedapidi. Aga ma ütlen veel selle kolmanda komponendi ka ära, mis selle rassismiga kaasneb, et need kaks esimest on nagu, isegi kui need on olemas, siis see ei pruugi veel olla rassism selles mõttes, et kui teda nagu kuskile nagu ei avaldata või välja ei öelda või sellest nagu midagi ei juhtu, siis ei ole ju sellel suurt vahet. Et kui inimene nagu oma mõttes on nagu vaikselt rassistlik, aga sellepärast nagu ei tee midagi, mis muudaks nendesse gruppi kuuluvate inimeste elu halvaks, siis sellel ei ole probleemi, aga siis rassism, kui ütleme nähtus on siis see, kui ka selle tulemusel on nende esimese kahe, on see meie nemad, eks ole, paradigma on see, et see nemad grupp on kuidagi vähem väärtuslikum või kuidagi stigmatiseeritud ja siis selle tulemusel halvenevad sellesse gruppi kuuluvate inimeste võimalused, näiteks tööturul, näiteks nende võimalused saada oma õigustele kaitset, näiteks politsei ei võta nende juttu tõsiselt. USA on hea näide, kuidas on tegemist ju ikkagi väga tugevalt rassistliku riigiga, väga tugeva rassistliku taustaga riigiga, kus on olnud kõik nii orjus, segregatsioon, need rahutused, ega see ei ole tänapäeval kuhugi lihtsalt järsku kadunud, hoolimata sellest, et neil on mustanahaline president või eelmine kaitseminister oli mustanahaline ja välisminister, et see on, pigem räägitakse seda, et nagu USAs on nüüd nagu inimeste mõtted on muutunud selles mõttes, et nad ei taha enam olla rassistid või see, aga see on ühiskonnas ikkagi nii tugevalt sees, et kui vaadata näiteks seda politseivägivalda või seda, kui palju on nagu mustanahalisi vanglates või et see on ikkagi nagu rassiliselt väga nagu, et seda ei ole nii lihtne nagu ära kaotada ühe hetkega. Ja see küsimus, miks mustanahalisi nii palju on vanglates, see haakub ka meie eelmise episoodi teemaga natukene, et tihtipeale on vanglates narkokuritegude pärast ja mitte isegi sellepärast, et oleks nii palju diilereid ja narkotootjaid seal, vaid tõesti tarvitamine on seal juba kriminaalkuritegu ja kui sa piisavalt kordi jääd vahele, vist 3 korda on see mõnes osariigis, et siis pannakse siin väga pikaks ajaks lukku taha. Ja see, kui sa oled just mustanahaline jääd vahele, siis sind nagu pannakse lukku taha, kuna sinuga seostatakse kõiki neid negatiivseid asju. Ja kui sa ei ole mustanahaline, siis pruugid nagu võib pääseda nagu lihtsama karistusega. Näiteks võib tuua siis selle sama Trayvon Martini kaasuse, mis siis tekitas USAs väga palju vaidlusi ja tagasisidet, et kus oli siis olukord selline, et oli üks oma arvates selline tubli oma nagu kodukaitsja, kes siis kõndis, istus kuidagi mingil põhjusel autos oma siis kodupiirkonnas, oma nägi, et kõnnib mustanahaline siis kapuutsis tegelane ja siis täpselt nagu ei teagi, mis seal nagu kõik juhtus, aga lõppes see sellega, et siis see mustanahaline noormees oli surnud ja siis siis George Zimmerman, kes siis oli see tubli kodukaitsja või koduvalvur, oli ta maha lasknud. Nii et ja siis sellele järgnev on suur kohtudraama, nagu USAs ikka on igasugused
asjad, mõned kohtuasjad jõuavad inimestele niivõrd, eriti meedia kaudu niivõrd kohale, et selle üle käis päris põhjalik diskussioon. Isegi Obama võttis sõna ja praegused kohtuotsus on olemas. See asi jäi selle taha, et seal konkreetse osariigis, mis osariik see oli? Floridas. Ja seal oli see stand your ground law, et see hädakaitse, kui tavaline hädakaitse norm on see, et sa võid hädakaitsega tegeleda kuni selle hetkeni, kuni oht on olemas, aga sul on prioriteet see, et sa pead ära jooksma põhimõtteliselt, kui on võimalik, siis seal on seadus, mis lubab sul jääda koha peale ja tegeleda hädakaitsega, kuni oht on nagu täiesti kõrvaldatud. Mingi selline nüanss on seal. Et seal oli selline, ütleme, see probleem, et õigusaktid olid halvad, aga probleem oli ka see, et tegelikult, ütleme, suhteliselt sarnases olukorras, kui ohver või kui selle toimepanija oleks olnud mustanahaline ja ohver oleks olnud valgenahaline, siis on olnud mitmeid kaasuseid, mida siis hiljem on ka välja toodud, mis on lõppenud siis hoopis teistsuguse, kus siis ikkagi on mõistetud süüdi see, kes on teise inimese maha lasknud, hoolimata sellest stand your ground õigusaktist. Nii et selles valguses oli väga huvitav vaadata ka seda, et kas see rass on teema või ei ole teema. Mõned ütlesid, et rass ei ole üldse mingi teema. Samamoodi ju USA ülemkohus hiljuti tegi otsuse, et siis, mis puudutas seda valimisi ja valimistel osalemisi, et siis USAs on teatud osariigid erilise järelevalve all, kuna seal võib olla selline olukord, et tahetakse vähemustel, eelkõige siis mustanahalistele, aga ka teistel latiinodel siis valimas käimist, siis hoida neid valimas käimast ja tehakse igasuguseid samme, nõutakse mingeid teste ja ma ei tea, mingisuguseid muid asju selleks, et siis teha see võimalikult keeruliseks just nendele, kes võib-olla on vähem haritud või kes võib-olla liiguvad rohkem ringi või on vaesemad või elavad rohkem või just nendes piirkondades, kus on rohkem mustanahalisi, ettekäändega, ütleme, ära hoida mingit valimispettuseid, et inimesed hääletaks mitu korda, sest et millegipärast USAs ei ole võimalik seda muul moel ära hoida. Aga siis on olemas siis föderaaltasandil seadus, mis siis võimaldab USA valitsusel neid teatud osariike, kus on neid probleeme, siis kontrollida seda, mis seal toimub. Ja nüüd siis ülemkohus ütles, et kuna rassivaenuga enam probleeme ei ole, probleemid on lahendatud aasta 2013, siis tuleb see seadus kuulutada siis tühiseks, et seal mingisugune võimalus, et nad uues sõnastuses selle vastu võtavad, aga selle USA seadusega oli ju see teema, et see käis ainult osade osariikide kohta ja põhimõtteliselt kui osariik tahtis muuta valimisseadust, siis ta pidi selle kooskõlastama föderaaltasandiga ja põhimõtteliselt saaks sama efekti ju, kui kohustada kõiki osariike niimoodi kooskõlastama. No seal on muidugi väga keeruline see föderaaltasandi ja kohaliku tasandi või selle osariigi tasandi omavahelised suhted, need on väga, väga, ütleme, keerulised ja seal võivad olla veel teisedki juriidilised nüansid, miks seda nagu kõikidele ei saaks võib-olla teha, aga see ei ole praegu teemaga. Ütleme, kui me räägime nüüd Eestist, siis Eesti olukord on kindlasti palju teistsugusem, et meil on, üks asi on see, et meil ei ole nagu olnud sellist rassismi teemalist arutelu või ühest hukkamõistuga ega mingisugust nagu sellist debatti sellel teemal, et Eestis minu meelest see teema on hästi tugevalt seotud mälupoliitikaga. Sellega, mis juhtus, eks ole, teises maailmasõjas, kus siis kõik need meie Sinimägede, eks ole, kangelased ja nii edasi, et kus siis Eesti oli sattunud kahe totalitaarse režiimi vahele ja kus siis, ütleme, eks ole, eestlased võitlesid mõlemal pool, aga siis eelkõige, kuna Eestis need tagajärjed eriti pikaajalised tulid just Nõukogude võimu all olles või see okupatsioon ja siis Nõukogude Liidu osa olemine, totalitaarse riigi koosseisu annekteerimine, et see on nagu olnud meie jaoks nagu hilisem nähtus ka. Ei ole meil olnud ka võimalus nagu tegelikult vist seda Saksa, natsi-Saksa või siis Hitleri poliitikat
väga selgelt nagu lahti rääkida, et siin on ka, see on selline hästi keeruline küsimuste, eks ole, rägastik üldse, et kogu see teise maailmasõja temaatika ja see, et meil see tegelikult justkui lõppes alles 90ndate alguses, kui me saime uuesti iseseisvaks ja siis see, et mis siis ikkagi oli Eesti roll, ütleme selles natsipoliitikas või eestlaste roll, et kõige kuulsam eestlane teatavasti on Alfred Rosenberg, eks ole, keda me ei taha jälle eriti nagu, võib-olla mitte kõige kuulsam, aga kõige mõjusam olnud kunagi, kõige rohkem mõjutanud maailma asju omal ajal. Et kõik need teemad on suhteliselt palju lahti rääkimata, et kuidas siis ikkagi Eesti oli nagu juudi vabariik ja nii edasi. No, aga siin on see, et see on selline vana aeg ja seal saab rääkida, et okei, me oleme kahe suurvõimu vahel, me üritasime kuidagi säilitada iseseisvust, tulid vabastajad ühelt poolt ja vabastajad teiselt poolt ja ühesõnaga kogu see asi läks metsa. Aga kas meil ei ole rassism selles mõttes nagu lähedasem probleem, et kui seda nagu rahvust mõnes mõttes võib-olla ka rassid on halb sõna, nagu sa ennem ka rääkisid, bioloogilises mõttes ei ole, aga just rahvaste kultuuride kokkupõrge meil Eestis on eestlaste ja venelaste vahel nii-öelda ja me ei saa sellest teemast ju niivõrd põhjalikult rääkida, sest et kuidas nad siia sattusid, olid ju Vene okupatsiooni ajal paljuski ja need kommunismi kuriteod me oleme hukka mõistnud ja see teema on niisugune tunderägastik ja poliitikute jaoks täielik niisugune soo, kuhu nad ei taha uppuda. Mingis mõttes on seal on mitu asja, eks ole. Üks on see, et meil on nagu see mälupoliitikas käib praegu võitlus kahe sellise narratiivi vahel või kahe arusaama vahel. Et üks arusaam on see, et holokaust oli unikaalne sündmus ja seetõttu on nagu kõige õudsam asi üldse ja sellega kõrvutada ei saa ühtegi teist kuritööd või ütleme siis sellist massi genotsiidi või mis iganes. Et teisest küljest jälle siis Ida-Euroopa riigid on hästi tugevalt sellel positsioonil, et stalinism ja hitlerism siis või natsism tuleks justkui neid vaadata mõlemaid, et nagu hukka mõista mõlemad samaväärsena ja sellel, ütleme, nendel see kahe narratiivi võitlus mingis mõttes takistab meil ka rääkimast siin nagu sellest holokaustist või just sellest juutide vastu toime pandud, mitte ainult juutide vastu, holokaust oli ka, ütleme, roomade suhtes, see oli ka, ütleme, geide, lesbide suhtes, et me nagu alati, kui keegi räägib juutide vastu toime pandud sellest, ütleme, holokaustist, siis kohe keegi teine tõuseb püsti ja ütleb, aga eestlased ju ka, eks ole, eestlasi viidi Siberisse ja küüditati ja kõik oli ka meiega kannatusi, et miks meie kannatusi keegi ei tunnusta või ei tunnista. Et see on nagu mingis mõttes on see nagu alati niimoodi, et tundub, et on nagu, minu nagu tunnen, et inimesed tunnevad nagu ülekohut, et neil on nagu ülekohut teinud, et meil ei ole enam nagu kellegi käest nõud, et kui juutidel on väga selgelt nagu need süüdlased olemas, oli see nagu Nürnbergi protsess ja kõik, siis ütleme nõukogude võimu üle sellist protsessi ei olnud, et see nagu lihtsalt nagu järsku nagu kuidagi vihises ja kadus, eks ole, oli nagu õhupall läks õhust tühjaks ja enam ta ei olnud mingid riismed jäid järgi ja ei ole nagu kellegi käest nõuda mingeid kahjutasusid, keegi ei vabanda meie ees, keegi ei ole nagu seda nagu omaks võtnud, meil ei ole nagu kellegi käest nõuda mingisuguseid nagu, ei ole ka mingit sõda, mille tulemusel nagu me saame nüüd öelda, et nüüd me oleme suuresti ennast nüüd jälle uuesti vabaks võidelnud, on ainult mingisugune laulev revolutsioon, mingid maailmasündmused, nii edasi, et selline, et seal väga palju on minu meelest sellest kinni, et seda ei ole nagu ka neid sündmusi ei ole nagu lahti mõtestatud Eesti ühiskonnas ja seda, mis oli ka näiteks eestlaste endi roll nendes olukordades, mitte siis ainult selles nagu patriootlikus narratiivis, aga ka selles, et kas oli ka neid eestlasi, kes näiteks aitasid juute hukata või kes võtsid osa ja kes olid nagu, läksid kaasa mõlema ideoloogiaga. No ütleme nõukogude ideoloogia kaasajooksikutega me oleme palju rohkem tegelenud, aga natsi ideoloogiaga kaasajooksikutena seal on pigem see, et miks see Simon Wiesentali
kus kiusab toredaid eestlasi, kes on läinud Lõuna-Ameerikasse elama. Oota, tahaks selle koha pealt siis natuke võib-olla torkida vahele, et sa räägid, et lahendamata on eestlaste kuriteod näiteks juutide vastu või siis kelle iganes vastu, mis oli rassiviha põhjal tehtud või siis mingi propaganda põhjal või mis iganes. Aga kas eestlased kui rahvus vastutab nende eest? Tegu oli ju üksikute kurjategijatega, kes siiski need toime panid ja muidugi. Seda saaks panna jälle eestlaste süüks. Mitte eestlased kui rahvus, vaid ma mõtlen just need üksikud eestlased ka. Et meil on olnud väga palju võimalusi tegelikult ju kommunistlik kuritegusid hukka mõista ja kommunismiga, aga me ei taha ise nagu nii palju tegeleda natsismiga või natsikuritegudega või ka mingis mõttes on see, ma saan aru, miks see on nii. See on just sellepärast, et on ju see, meie enda taust on ju see, et meie oleme kannatanud ju kõige rohkem just selle Nõukogude okupatsiooni all ja meie jaoks see ajalooline olukord oli selline, et see Nõukogude okupatsioon vahetus natsiokupatsiooniga, keda mõned siis ka nagu justkui vabastajatena, eks ole, käsitlesid või et nüüd on meie, aga mis hiljem tuli välja, et ei olnud üldse nii. Ja et siin on nagu see, et kas üldse neid totalitaarseid võimusid ja neid režiime on mõtet nagu võrrelda, on mõtet hakata kõrvutama, on mõtet hakata nagu teha mingisugust edetabelit, et minu kannatused olid suuremad kui sinu kannatused või et niimoodi me lõpuks jõuame hoopis mingisugusesse sohu. Aga minu meelest see seondub see natukene selle rassismi teemaga just sellepärast, et meil on see diskussioon või debatt on suures määral sellest varjutatud, et kui me tahame üldse rääkida, siis me räägime siin, kui rääkida rassismist, siis tegelikult hakatakse rääkima mõnest üksikust mustanahalisest, kes meil võib-olla täna siin on, aga tegelikult sellel on Eesti ajaloo mõttes on sel rassismil ka ikkagi rohkem teemasid, millest rääkida ja ka mul on väga hea meel, et Eestis ütleme see juudi kogukond, kes nüüd praegu siin on päris hästi ju saab hakkama ja on väga nagu aga minu meelest on ka juudi vastasust, kui ka lugeda, jälle muidugi ka kommentaarid ei väljenda, eks ole ju seda rahva meelsust, aga on vähemalt inimesi, kes peavad, kellel on ikkagi ka juutide suhtes vaen, et ega rassism tegelikult ma arvan, et üldiselt ei ole rassism niimoodi, et need inimesed, kes on rassistid ainult ühe konkreetse grupi suhtes, et üldiselt nad on siis ka rassistid nagu mitmete gruppide suhtes, et Eestis on see põhiliselt siis siin on ka küsimus, et kas näiteks see mis on see russofoobia, et kas see äärmuslik russofoobia ei või ka mingis mõttes olla nagu omada mingisuguseid rassistlikke selliseid, eriti kui me räägime nagu kultuuride erinevusest või vähemalt neorassistlikku konteksti, et selles mõttes on see väga huvitav valdkond ja seda on hästi vähe tegelikult Eestis uuritud ja sellega on tegeletud, nii et seda tuleks üha rohkem teha. Euroopa kontekstis, kui rääkida, siis Euroopas on ju kõige suuremad probleemid, eriti Põhjamaades on islamofoobia hoopis, mis on ka rassistlik justkui siis, mis on justkui mitte nii väga rassi kui justkui usupõhiselt välja tulnud, kus siis on suured probleemid sellega, et islamiusuliste suhtes on see sama hoiakud, mis siis muidu oleks nagu teisest rassist inimeste suhtes või. Aga kui rääkida islamofoobiast, siis kui suur osa sellest põhjusest on Euroopa liiga liberaalsel immigratsioonipoliitikal. Ma mõtlen just selle koha pealt, et lastakse väga palju inimesi korraga sisse. Neil on korraga väga raske kõigil integreeruda ja neil on lihtsam see, et nad kogunevad oma kogukondadesse, aga kuna nad ei ole integreerunud ühiskonda, siis on raske jällegi tööd saada ja neil ei ole neid sotsiaalseid kontakte, millega oleks võimalik saada ühiskonnast kõrgemale järele, mis tõttu tekivadki siuksed nagu linnas siuksed väiksed getod, kus ongi immigrandid, olgu nad islamitaustaga enamasti või siis mitte ja kes jäävadki sinna, võib-olla isegi uue kodumaa keelt ei suuda ära õppida. Et pigem on siin põhjuseks selline halb immigratsioonipoliitika. Nojah, eks see immigratsioonipoliitika analüüs on ju mitmetahuline ja sa ei saa seda öelda ju seda, et sa ei saa võtta seda
või noh, kindlasti on tehtud mingisuguseid vigu ja neid vigu on tehakse ilmselt ka edaspidi, aga ma ei ütleks, et immigratsioon iseenesest või ka ütleme massiimmigratsioon, suuremahuline immigratsioon alati oleks nagu ainukese probleemide põhjus. Ja teine pool muidugi sellest on see, et väga ohtlik on öelda, et näiteks, et see inimene, kes ei ole ise integreerunud, peaks ise olema justkui, et ta ei ole ise pingutanud piisavalt või ei ole talle tehtud neid võimalusi, et see on nagu ka natukene selline, see meie nemad, see, et ta on ise selles süüdi, et ta on sellises olukorras, nagu ta on, et see ei pruugi alati nii olla ja tavaliselt see ei olegi nii, vaid et see on lihtsalt mingisuguste asjaolude ja olukorra kokkusattumus ja ja üks osa mängib ka seesama rassism, eks ole, et ega siis need aga seal on see rassism on võib-olla isegi natuke vastastikku, et ega kui ta ei saa häid tingimusi ja vaatab kõrvalt, kui hästi elavad valged inimesed, et võib-olla talle tekivad ka eelarvamused, jah, aga tema ei saa midagi seal nagu väga palju ära muuta, kuna tema hääl ühiskonnas ei ole eriti oluline, siis tema ei suuda ise poliitikaid mõjutada, tema ei suuda ise ütleme seda õigusakte muuta ja mõjutada seda olukorda selliseks, nagu tema tahab. Selles mõttes tema ei saa luua niivõrd palju neid negatiivseid tagajärge valgetele või ütleme siis sellele, kes on need põliselanikud niinimetatud. Aga jah, selles mõttes on see rassismi teema oluline, et seda tuleb, kuna see on niivõrd ajalooline ja pikaajaline küsimus, see on näha, et see ei kao kuhugi. See tähendab, et riigid ja ühiskond peab sellega midagi ette võtma ja sellega tegelema, et ei saa nagu, Eestis, mis on minu meelest see riigipoliitika olnud, on see, et pigem me nagu ignoreerime probleemi. Et kui ei oska millegagi tegeleda, siis pigem nagu pistame pea liiva alla nagu jaanalind ja teeskleme, et meil Eestis ei ole probleeme olemas, et meil ei ole rassismi olemas, meil ei ole mingisuguseid muid asju, mis on, see on marginaalne ja üldse me ei taha selle teemaga tegeleda. Aga see ei pruugi olla nagu alati kõige mõistlikum, sest isegi kui meil praegu seda võib-olla ei ole või nii palju seda ei tõuse nagu pinnale, siis me peame olema valmis selleks ajaks, kui see järsku peaks juhtuma. Ja meil on näited on olemas ju Kreekast, on olemas näited Ungarist, kus on äärmus parempoolsed jõud, mis on väga paljuski üles ehitanud oma poliitika just immigrantide vastasusele või immigratsiooni vastasusele ja konkreetselt kutsuvad et mitte öelda, kutsuvad üles kuritegudele, aga Kreekas ise lausa panevad kuritegusid toime immigrantide suhtes. Nii et sellised ohud on olemas ja riigid ja ühiskonnad peaksid selleks valmis olema, kui sellised asjad jälle nagu üks hetk pinna peale tõusevad, et mida siis sellisel juhul teha, et ei oleks nagu selline peataolek või et ei juhtuks mingisuguseid karme või ootamatuid tagajärgi, millega me ei taha nagu tegeleda. Aga kui me tegeleme rassismiga ja üritame seda ühiskonnast välja juurida, tegelikult see põhjus, miks see tekib või see tekkemehhanism, mis on põhimõtteliselt grupipõhine võõraviha, see liigub ju tegelikult, see on praegu olemas ka teistes valdkondades, et meil on poliitikas on parteid vihkavad üksteist ja erinevad subkultuurid on üksteise suhtes kriitiliselt, hipsterite vihkamine on väga populaarne. Seda rassismiga on muidugi raske võrrelda, et keegi ei lähe selle põhjal mingid vihakuritegusid toime panema, et see ei ole asi, mis oleks jõudnud teadvusse inimestele, et oleks okei seda teha. Aga on ka usupõhilised, et praegu me räägime islamist ja Euroopas kristlikust kultuurist, aga on ka varasemalt ajaloos on teada mitmeid massimõrvu ja genotsiide on usu põhjal olnud. Et me räägime ainult rassipõhisest rassismist, tegelikult see probleem on laiem ja see probleem tuleneb ju pigem sellest, et inimesel ei olegi võimalik hoomata oma peaga väga suurt osa inimesi ja neid kohelda nagu inimesena oma mõistuses, vaid et see number on mingi, see Dunbari number on 150 inimest, kellega ta on võimeline oma suhteid trackima ja ülejäänud on mingisugune muu mass,
keda ta oma peas väga hästi ei pea sama väärt inimesteks. Et see grupipõhine, see diskrimineerimine, et see on alati olemas, see jääb alati. Ja sellepärast ma ütlengi, et see rassismiks või selliseks, ütleme, negatiivseks tagajärjeks tuleb siis, kui nagu sellest tulenevad mingisugused negatiivsed tagajärjed, kui see hakkab mõjutama näiteks poliitika kujundamist, kui see hakkab mõjutama õiguse mõistmist, kui see hakkab mõjutama seda, ütleme, üldist avalikku ruumi või keskkonda, kus me viibime. Et sellepärast ongi just oluline, et näiteks kui me siin seesama teema selle vihakõnega, eks ole, millest me oleme ka juba vist päris palju rääkinud, et see vihakõne küsimus on ju selles, et see on just need avalikud väljaütlemised, et kui keegi kuskil oma, ütleme, sisimas kedagi vihkab ja siis ütleb seda või on ka inimesi, kes võib-olla vihkavad kogu inimkonda või teisi inimesi, eks ole, mingisugused misantroobid, et see, kui sa seda nagu ei lähe välja elama ega ütlema ega sellest tulenevalt midagi ei tee, siis see ei ole nagu probleem või ma vaidleksin koha peal ühiskond peaks hukka mõistma ikkagi selle, millel on nagu need konkreetsed tulemused ja konkreetsed tagajärjed. Ega inimesed ei saa olla nagu lõpuni ratsionaalsed. Aga see peaks olema ka mingisugune selline vihkamine, mis on põhjendamata, mis on ebaratsionaalne võib-olla. Üks asi, mis mulle see vihakõne eelnõu juures meeldinud oli veendumuste põhjal vihakõne. Et kui ma arvan, et kellegi arvamus on jama, ma võib-olla põhjendan seda, aga teen seda emotsionaalselt, siis see on ka vihakõne. Veendumuste põhjal inimese vihkamine, see peaks olema okei tegelikult ju. Ma arvan ka, see pigem võib-olla mõeldakse seda, et kui nüüd on mingisugune grupp inimesi, näiteks mingisugused parempoolsed või vasakpoolsed või... Sina kindlasti vihkad rassiste, täiesti gruppi inimesi. Või ütleme, et kui näiteks on olemas inimesed, kes on koondunud mingisse erakonda, näiteks ma ei tea, rohelist erakonda ja nüüd keegi hakkab nende suhtes siis tõesti vihakõne selles mõttes, et nüüd et rohelised, kõik, kes kuuluvad rohelist erakonda, ma ei tea, visake nende kodudel aknad sisse või hakkab mingisuguseid selliseid nagu viha õhutama, et ärge laske neil nagu võimule tulla selles mõttes, et ma ei tea, takistage iga hinna eest või mingisugust, selles mõttes, et mitte seetõttu, et inimesel on mingid konkreetsed veendumused, aga just see, et ta kuulub mingisugusesse gruppi, mis nagu identifitseerib ennast mingisuguste konkreetse, mida ta ja peab siis kuidagi vähem tähtsaks jälle ja siis üritab talle tekitada mingisuguseid negatiivseid tagajärgi, siis mingisuguses kaugele ulatu, ütleme, kui see on väga räige, siis mingis mõttes võiks isegi ka see olla mingis osas karistatav, aga muidugi seal on väga suur oht just sellele, et see tavapärane poliitiline diskussioon, mis võib omada väga erinevat vormi ja viisi ja mis võib minna ka emotsionaalseks, et me ei taha ju seda piirata, et nagu keegi ei julgekski midagi öelda ja me ei jõuakski mingisugustesse poliitilistesse diskussioonidesse seetõttu, et keegi kardab, et ta ütleb kellegi veendumuste kohta midagi valesti või, et ma arvan, et seda nagu ei maksa karta, et see poliitiline sõnavabadus on palju tugevamalt kaitstud, aga kui me räägime nagu rassistlike mõtteavalduste osas või kui näiteks mõni poliitik esineb rassistliku seisukohaga, siis see tuleks küll hukka mõista ja see ei saa olla nagu see ei saa olla osa tavapärasest poliitilisest diskussioonist. Aga meil on tänaseks aeg otsa lõppemas, et mida soovida inimestele, kuidas oma grupivihkamise kaldavusest üle saada? Inimesed vihkavad alati asju, mis on neile võõrad, et mida rohkem nad kokku puutuvad teistsuguste inimestega, seda vähem nad näevad, või seda rohkem nad näevad, et kuivõrd ebaratsionaalne ja mõttetu selline et kui sa tahad kedagi tõsiselt vihata, siis vihka põhjusega. Et see inimene ongi kas midagi sulle halba teinud, kuidagi nagu ongi siuke sinu arvates ei käi kokku näiteks sinu väärtushinnangutega kuidagi või tema käitumine. Selles mõttes, et mingisugune konkreetne selle indiviidi võimuses olev asi, mida sa saad nagu vihata, et seda keegi ei taha ära keelata. Aga probleem on siis selles, kui sa nagu võtad mingisuguse grupi inimesi, mõtled nendele välja mingisugused negatiivsed omadused nendele või tulenevad need kuskilt eelarvamustest ja siis üritad nagu
kas siis kommentaariumites või muul viisil meeleavaldustel või telesaadetes või ma ei tea kus ja kuidas või ka ütleme oma ametipositsiooni kasutades või tööandjana üritad nende võimalusi kuidagi üritad nende võimalusi kuidagi vähendada või üritad neid kuidagi eemale hoida mingisugustest just selle grupi kuuluvuse tõttu, et need on kaks väga erinevat asja. Ja ma arvan, et see ongi see lahendus on, et õppige teisi inimesi rohkem tundma ja suhelge nendega ja õppige maailma rohkem tundma ja ma arvan, et siis mida rohkem maailm ka on ka neid, mida rohkem inimesed näevad neid teisi inimesi ja suhtlevad nendega, seda vähem nad võtavad neid kui mingisuguseid anonüümseid ühesuguseid grupi liikmeid kui indiviide, kellel on kõigil omaenda mõtted ja identiteet. Ühesõnaga erinevus rikastab. Just.